Kärdla 1, A1, Kärdla linn, Haia tänav, teatud, sõidame. Aitäh, et sa oled jõudnud FC Hiiumaa 7. episoodi. Tänane persoon on FC Hiiumaa jaoks ülioluline mängija ja mees, kes on eesrindel nii oma töölt kui ka FC Hiiumaa eest väljakul. Täna me räägime juttu FC Hiiumaa vasakkaitsja Hargo Liivinguga. Küsime, mis mehega on tegu ja mis tööd teeb mees igapäevaselt. Nii et let's go! Siiski tuud erilist ei märka mu silm. Nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Siiski tuud erilist ei märka mu silm. Nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Tere, Hargo! Tšau! Tšau! Sa oled tööl, jah? Tööl. Räägi pikalt, vahetused on sul? Vahetused on 24 tundi. Ehk siis alustasid täna? Alustasin täna hommikul kell 8 ja lõpetan järgmine päev kell 8 hommikul. Tuus. Hommikul tuleme 8 tööle, tõmbame vormi selga. Tartsi teete? Tartsi on jah meil õhtuti. Jääb aega meil selleks, siis omavahel ikkagi loobime. Teen siis puhkeruum, kus samamoodi õhtuti siis saame telekat vaadata, uudiseid. Palju teid korraga siin ühes vahetuses tööl on? Minimaalselt on 3, aga täna on meid 4. Siin on kõik siuke lihtne, kodune, pliit on olemas, külmkapp olemas, mikrauun olemas. Kas on midagi, millest siin puudus ka tunned? Nõudepesmasin. Ei viitsi sõnusi pesta? See on siis minu tuba, saab siia ennast sisse seada rahulikult. Mõnus voodi, ööl peab vastu 8 tundi, kui hästi läheb. Välja kus pole. Ei ole nagu liialt pehme, ei ole üldse nii kõva, täpselt ideaalne. Vaba aeg on tavaliselt õhtuti, ülejäänud päev on selles suhtes suht tegus, on ette nähtud siis nädalaharjutused, kontrollharjutused näiteks, teeme hingamisaparaati lülitumist või mis iganes, näiteks veepääste nädal on, siis võtame selle jeti, mis meil all garaažis on. Lähme harjutame siis veepäästet, tõmbame 11 jeti peale, õhtuti satume siia, peale seda saame sauna, aga sauna saavad ainult need, kes on käinud jõusaalis ja päeval korralikult harjutusi kaasa teinud. Palju teil aastas üldse nagu siin Hiiumaal väljakutseid on? See on nii erinev, selles suhtes on ikkagi hooajad on, mis on näiteks suvel, kevadel tehakse mingid kulupõlengud, asjad võib-olla, talvel jällegi metsloomal otsasõidud, liiklusavariid, tee libe, jää. Üle poole kuu on nüüd natuke käinud, on mulle kokku väljakutseid olnud 11, 12. Päris palju. Väga palju. Kaua sa oled päästes nüüd töötanud? Nüüd olen olnud 4 kuud. Ja siis suht ikkagi... Väga värske. Värske on, jah? Koolist tulnud. Ja kuidas sulle senimaani tundub? On see amet, mida sa tahad tulevikus teha, mida sa tahad juurde õppida? Jah, kindlasti on see amet, mida ma tahan tulevikus teha, sest minu jaoks eelkõige on väga tähtis siis nii-öelda ühiskonnas turvalisuse loomine, mis on meie töö. Kooli ära lõpetasin, siis helistas mulle komandopealik, ütles, et kuule, nüüd on nii, et näeme sust potentsiaali ja lähed kooli tagasi meeskonna vanemaks õppima, et mis sa arvad. Ei öelnud talle eid ega jahhi, ütlesin, et ilmselt äkki hiljem vaatame natuke aja pärast. Ja veel aeg on, jah? Jah. Ma arvan, et ma võin vabalt öelda, et sa oled oma igapäevatöös päästja ja samuti sa oled üks väga suur päästja ka FC Hiiumaa meeskonnas. Soovin sulle väga rahulikku valvet ja hommikul mängul näeme. Davai. Täna on jälle ilus pühapäevane päev ja me mängime täna FC Flora U19 vastu. Kes mäletab, siis kui me mängisime võõrsil nende vastu, saime väga hävitava kaotuse. Me ei taha mängida, me oleme solvunud, me hakkame omavahel mõlisema. Milleks küla seda vaja? Argo, sa vead seda võistkonda kaitses. Sinu peale see mäng ehitatud, sa ütled, võtke mind välja. Kes sind välja peab võtma? Mitte midagi ilusat seal ei olnud. Täna ma ootan hoopis teistsugust tulemust, sest et vastased on harjunud mängima kunstmuru peal.
meie, nagu ikka, mängime siin Kärdla linnastaadionil tavalise muru peal ja ma loodan, et me saame siit väga hea mängu ja et poisid saavad jällegi uuesti enesekindluse tagasi. Ei maga ära, mehed ei maga. Standardid asju ei maga ära. Kui vastase käes on pall, kõik tegelevad kaitsetööga. Mitte keegi kuradi ei jaluta, ei lase endast mööda. Leiad endale eesmärgi seal platsi peal. Mõistusega Hiiumaa. Väravat on! Vaata, nokis on. Kristo selle taga on nüüd. Argo! Ta ei saa nii lihtsalt kaotada seda palli, taha rohkem võita rais. Kurat küll nagu niisama kuradi mängib, noh. Jaa! Ei! Täitsa Oli juba sees. Hästi olks! Kes see võimalik on? Ja Linder vajutab ikka latti veel igaks juhuks. Kui sa juurde jõuad, siis juba vaata palli ka, ära jookse niisama järgi taga. Ei juba, mine tagasi nüüd! Oliver, ei maga ära! Hästi, poisid! Oliver, sa oled kastis sees, sul on löögijalg olemas, sa teed veel sammu, kõik on juba nii, et miks sa veel ei löö ja siis sa teed veel paar sammu, siis jookseb vastane ette ja plaks ja lööki polegi. Ammu juba kuradi 2 sekundit ennem 3 sammu tagasi võtta ja sealt juba ära vajutada, rahulikult küljevõrku kõik ja näpud püsti, kõik punkt on. Võitle palli peale, Argo. Jääks kokku rohkem. Tobias juures. Tobias tagapoist. Hästi, Juss! Sillu, tulen Argole ligemale just siis, kui nad siit tagant hakkavad tulemana. Hästi. Hästi, Juss! Hästi, Tšeki! Võta pall, meie oma! No üldiselt see mees ei hakka niisama karjuma. Tubli, Tšeki! Näe, mõned mehed on teisest puust tehtud. Keskel on juba! Mine jaks, mine tagasi! Suuruse vahe on nii suur ja sa lihtsalt jooksed Argole otsa ja sa jooksed nagu vastas seina. Palun löö! Löö, kurat! Omi ja see kene, no mida te see kuradi tarkust teete näis? Mine näis sisse. Kell on nüüd see. Mine p***sse! Kuna Hargo suur hobi on ka mängida diskgolfi, siis mõtlesime, et teeme täna ühe diskiringi ja siis räägime natuke jalgpallijuttu ka. Kaua sa diski mänginud oled? Nüüd äkki juba 6 aastat või? Jah, 19 hakkasid mängima. Vaata seda. Ma olen alati see vend, kes riskib ka. Ma olen täpselt 2 puu vahelt ja ma olen täis suva. No nii. Noh, ideaalne. Kuule, see oli päris hea. Kuidas sul Hiiumaal jalgpallitrennid algasid ja kes su treener oli? Mu jalgpallikarjäär on kestnud siis umbes 8 aastat. Mina olen siis nii-öelda võib öelda tiimi pesamuna, kes on kõige vähem jalgpalli mänginud. Olin kodus noor poiss, tagusin seal on need, kus õues saad riideid kuivatada korteris. On sellised rauast postid, siis need olid nii-öelda väravad. Tavaliselt seal pesukuivas ütlesin küll emale, et ma löön rahulikult maast ja vaikselt ja natukene sopasem või porisem ilm. Ühe korra virutasid otse vastu puhast pesu ja näed, kuidas ilusti palli jälg on peal. Jälle said soimata, okei, ma teine kord enam nii ei tee. Oh, nii juhtub.
et ema lõpuks otsustas, et ma panen su jalgpalli trenni. Aga kes treener oli tollel ajal? Treener oli Mario Dektjov, kes ongi praegugi minu treener. Jalgpallitrenni läksin, vaadati, et mingi paks poiss tuleb, ma olin väiksena. Olid mul natuke siuksed oranžikad juuksed, midagi ei öeldud mulle. Ühe korra vasakuga virutasin peale, pauk käis, jutt muutus. Sellest ajast peale olen nii-öelda esindanud Hiiumaad. Sa oled üks vähestest vendadest, kes on tegelikult saanud ju premium-liiga lõhna ka. Ma olin siis hambarstil sama aeg, telefon helises, 3 korda tundsin taskus värises, vajutasin selle kinni kogu aeg, vaatasin Mario Dektjov. Peatreener on helistanud, et küsinud, et no nii, kuule, mis teed? Praegult helistati Viljandist just ja et on selline pakkumine, et kas oleksid huvitatud. Ma ütlesin, et oleks küll, et mis ajal minek on. Ta oli reedene päev, ütles, et pühapäeval või seal esmaspäeval on minek. Ja siis ma mõtlesin, et mulle ööbimistega mitte midagi pole, siis ütles, et pean ennast natukene rahaliselt ohverdama, võtsin Viljandis hosteli. Veel ei olnud selles suhtes ööbimiskohta mulle planeeritud. Läksin trenni, vaatasin see tempo ja kõik, mis oli. Selgitasid mulle kõik on okei, kui ma algul selles ei püsi, ma olen teisest liigast tulnud. Öeldi, et hüpe on metsik, et teengi nii nagu jõuan, annan endast parima. Tehti liitumine, küsiti, kas mulle meeldib, siin ma ütlesin, väga meeldib, et seltskond ja õhkkond on väga hea. Tehti üleminek, olin 1 hooaja Viljandis. Väga palju mänge ei saanud, aga mängudes olin enamustel olemas ja see, sa vaatad näiteks kõrvalt kuskilt mingit premium-liiga mängu, pluss see, et sa oled pingi peal nende samade meestega, kes mängivad. Sa oled nagu täiesti fokusseeritud ühele asjale, sa vaatad, miks mida keegi teeb, miks ta sealt poolt pööras, miks ta sinna ei söötnud, niimoodi saad pingil arutada siukest kogenud mängijatega. Et see andis mulle päris palju juurde. Kui see Viljandi nii-öelda premium-liiga hooaeg sul läbi sai, mis siis edasi sai? Hooaeg sai läbi Viljandist premium-liigast, kui alla esiliiga aastase nad kukkusid, siis enamus satsi läks sealt lahku ja minu teed suundusid edasi siis Flora Dublisse. Kaua sa olid Floras, hooaja? Hooaja, jah. Jõudsin lõpuks Läänemaale, mängisin hooaja Läänemaal, olin Läänemaale kindlasti suureks abiks, tekkis selline väike koduigatsus peale ja tulin tagasi Hiiumaale. Eks treener teadis ka, et ilmselt ma kaua seal, sellest hoidis mulle pöidleid, oli mulle suureks toeks, aga ta teadis, et ma olen niisugune üsna memmekas, suurne välja küll, aga ikka minu koht võiks jääda Hiiumaale. Et ta teadis, et suvel iga kord, et suvel, et Hiiumaal nii tihti ei saa käia, sõbrad ja kõik käivad suvel Hiiumaal, et mina pean siis trenne rügama, et see oli minu töö. Väga-väga oluline putt. Kuule, lõpetage ära, no! Hooaja eelsel meil oli sõprusturniir, sõpruskohtumine Saue jalgpalliklubiga. Sa tulid kohale, sa olid 15 kilo ülekaalus. Mille pärast sul see tekkis? See on üsna lihtne vastus. Ma tulin päästekoolist ja päästekoolis oli ikka kombeks õhtuti sauna teha. Sain aru, et kui sa 3. korrusele, ikka korteris 3. korrusele kõnnid ja ikka kops on täiesti koos, süda rütmist väljas, siis ilmselt on nagu midagi valesti, et peaks nagu mõtlema, natuke pingutama millegi nimel. Hakkasin toitumisega tegelema, alkohol täiesti 0 ja sealt need vorm vaikselt tagasi tuligi, et kõik oli pingutuse taga. Argo, ma tean, et sa Hiiumaal annad ka noortele jalgpallitrenne. Kuidas selline pakkumine sinuni jõudis? Ja, mulle noortega tõesti meeldib tegeleda, neid õpetada. See pakkumine jõudis siis minuni jälle läbi peatreeneri Maarja, et mul on selline hea eelis oma töö kõrvalt seda teha, kui mul on 1 tööl ja 3 vaba, et neid vabu päevi kuidagi tuleb siis nii-öelda sisustada ja mõtlesin, miks mitte just treeneriks tulla. Paberid plaanid ka teha? Paberid on mul tehtud ja praegult on mul D-kategooria 3. tase omandamisel. Nüüd lähengi koolitusele kohe. Mitmed mängijad, kellega ma olen teinud täpselt samamoodi niisugust lühikest intervjuud, nad on sust vanemad. Sina oled 22-aastane hetkel, aga need teised mehed on öelnud, et ilmselt see jääb nende viimaseks hooajaks. Kuidas sina seda näed? Kas see on sinu viimane hooaeg? Et eks mul kindlasti muu spordimehe hing ütleb, et võiks nagu veel kuskile selles suhtes jõuda, aga mitte midagi ei juhtu ka, kui mul jääb Hiiumaa selles suhtes viimaseks ja esimeseks klubiks. Ma elus teist korda sain riietusruumis. Eelmine aasta käisin ka, saime 10-1. 5 mängu on peab minna. Me ei saa ka nii ülbed olla, et me mängime oma mängu, me mängime oma asja. Ei saa nagu alati niimoodi arvestada, kui sa mängid natukene võib-olla tugevama võistkonna vastu. Nad käisid Hiiumaal mõni nädal tagasi, nad ei olnud minu jaoks nii veenvad, et me peaks neid väga kartma.
aga me peame mõtlema selle peale, kuidas nad löövad väravaid. Ise peate õhtuks olema rahul oma mänguga, mitte see, et sa õhtul istud, sööd pruudiga spagetti ja mõtled, et mitte midagi mängus välja ei tulnud. Anna siis minna niimoodi, et sul tuleb kõik välja. Löök läheb aia taha, no mis shit happens, aga kui löögil üldse ei jõua, jooksed nagu Viljandist 2 korda 1-1, jooksed, kus sa jooksed, löö ära, jooksed küll ja out'ina. No kurat küll, noh, Olger. Pärast ütled, et jalad on nii väsim, ma lüüa ei jaksa, kuradi, pigem jooksin sinna palliga raisk. Näe, Olger, võta õhtul läheb aja äkki. Just. Davai mehed, lähme võidame ära selle. Ma olen siit väravasse. Vaata. Ei ole enam minu päev. Kuidi teeme siukse poole, et ma ei pea neid kuradi raamatuid loopima hakkama selles. Kui me ei võta jalgu perse alt välja, kui me vaatame palli, ma teen midagi ära, pall läheb edasi, ma jään seda vaatama. Kui sa ei võta oma jalgu perse alt välja ja liikuma ei hakka, see topitakse siin kümpaga täis praegu. Jaksa ärka raisk, tuleb sulle ju, näed! Olger, ole kaasas selle poisiga seal. Saad Eni! Tule, Olger, tule nüüd! Ja mine, Johan. Piilu, saad! Yes, Maiks! Ruige Maaris kõntab palliga, tee kiiremini käis. Mine, värava peale. Jaa, no. Sillukene reesk. 2-0 kaotusseisus, aga vastased ei ole veenvad. Nad toimivad ainult kiiruse pealt ja muud moodi nad üles ei ehita seda mängu. Ainult kiiruse pealt. Kuidas ta sulus ei olnud praegu? Tobias kaotab, mine järgi siis, kurat, pallile. Rainer spordiga pallini. Hea perse. No, nüüd läheb puhtalt Olgeri pähe. Lihtsalt ei ole harjunud sellega, et meestega kaasa minna. Ja... Tule ju, mis sa kokutad raisk. Ei lase lüüa kutid rohkem, aitab külla. Aia taha raisk. Niimoodi saab jätkata või? Kaotuse grotesksust näitab see, et sa enam peale mingi 5. enam ei ole kuri, vaid sa naerad. See näitab tõsiduse astet. Ei pea me pulkadeks seda mängu võtma. Me saame lihtsad asjad teha ära, aine. Vastane on kiirem, lööb ära, midagi pole teha. No, on kiirem kõik. Aga mingi olukord, kus me vaatame, kõik seisame, vastane mängib, lööb ära. Mida me oleme siin platsi peal sest? Miks sa tuled siia mängima, kui sa seisad ja vahid? Iga vend läheb koju, vaatab peeglisse. Ma vaatan kogu aeg, Klopp ei vaata mulle peeglist üldse vastu raisk. Ei vaata. Ja sina vaata ka, kas on midagi, milles on puudu, mis on puudu, mis me teeme siin teises liigas mehed. Aga me võiks lihtsad asjad, lihtsaid väravaid vältida ju. Nad 6 löövad, aga me oleks saanud vältida, see seis oleks 3 olnud. Väga ilusti oleks saanud. Suurepärane, sõbrad, suurepärane. Ma arvan, et reality ongi see. Aga mis edasi? Küsimus, mis edasi?